Tervist kõigile! Tänane Eesti Panga avatud seminar on siis maksete valdkonnast, konkreetsemalt siis viimastest muudatustest, mis rakendusid siis selle aasta alguses, ehk siis ühtse euromaksete piirkonna muudatustest. Oma ettekande jooksul ma annan kerge ülevaate siis sellest, milline maksekeskkond meil on, milliseid muudatusi siis see viimane aasta meile tõi. Ja kõige lõpuks siis natukene sellest, et millised on võib-olla siis olulisemad tähelepanekud sellel teemal, et kuidas võimalikult kiiresti ja mugavalt makseid teha. Päris alustuseks veel selline üldinformatsioon sellest, et millised on Eesti Panga ülesanded seoses maksekeskkonnaga. Just sellel kevadel veel sai Eesti Panga seadust selle koha pealt uuendatud ja sai täpsustatud Eesti Panga ülesanded, milleks siis on maksesüsteemide tõhusale toimimisele kaasaaitamine, maksesüsteemide järelevaatamine ja maksekeskkonna arendamisel osalemine. Varem ei olnud sellises kenas sõnastuses siin järelevaatamise ülesannet. Järelevaatamine on keskpankade ülesandeks tulnud viimase 10 aasta jooksul. Varem seda nii selgelt fikseeritud ei olnud ja seetõttu ka Eesti Panga seaduses ei olnud see veel sellises sõnaselgelt ära toodud. Järelevaatamise termin kui selline on tulnud ingliskeelsest terminist oversight ja ei ole siis supervision, mis on järelevalve. Eesti keeles on nad väga sarnased terminid, aga inglise keeles võib-olla selgemini arusaadav see erinevus. Ehk siis järelevalve, supervision on see, millega tegeleb Finantsinspektsioon ja keskendub peamiselt üksikute finantsasutuste siis konkreetsele järelevalvele, nende tegevuse hindamisele. Järelevaatamine, oversight, tegeleb siis laiemalt juba siis nende finantsasutuste kesksete infrastruktuuridega ehk siis maksesüsteemidega, milleks Eestis vaatevinklist on nii Eesti Panga enda hallatud arveldussüsteemid, siin Target 2 Eesti, siis varasemalt siis ESTA, aga ka väärtpaberite keskdepositoorium ja väärtpaberite keskdepositooriumi poolt hallatav arveldussüsteem ning kaartide arveldussüsteem, Nets Estonia poolt hallatav kaardiarveldussüsteem. Eesti Pank on läbi aegade siis oma maksesüsteeme hallanud ja sellel graafikul on siis nüüd selline põgus ajalooline ülevaade. Et kui 1992. aastal oktoobrikuus siis käivitati Eesti Panga poolt esimene pankadevaheline elektrooniline arveldussüsteem, siis sel ajal oli see juba tõsine edasiminek, et päeva jooksul oli võimalik siis elektrooniliselt edastada pankade vahel arveldusi ja seda üks kord päevas. See süsteem pidas päris kenasti vastu 10 aastat ja siis siia asemele sai arendatud juba siis kahesüsteemiline selline koostoimiv struktuur, millest siis olulise muudatusena lisandus siis suurmaksete süsteem, Eesti Panga RTGS-süsteem, mis tõi siis võimaluse tõesti raha pankade vahel kanda koheselt ja kanda ka suuremates summades rahasid üle, mis pigem oli siis mõeldud just nimelt suureväärtuseliste pankade likviidsuskannete jaoks ja ka rahapoliitiliste operatsioonide jaoks. Eesti Panga RTGS oli ka sel ajal ehitatud põhimõttega, et ta oleks koostalitlusvõimeline teiste Euroopa keskpankade poolt hallatavate RTGS-süsteemidega
mis siis kokku võrgustikuna moodustasid target-süsteemi. Kui targetist edasi rääkida, siis Eesti Pank oma RTGS-süsteemiga liitus target-süsteemiga küll alles siis 2006 aasta lõpus. See oli siis pisut enne seda, kui target arendati välja target 2, kus see siis enam ei olnud RTGS-ide võrgustik, vaid oli ühel platvormil töötav suurmaksete süsteem. Ehk kordan üle, target 2 ei ole enam võrgustiksüsteem, vaid ühel platvormil, mida siis reaalselt üleal hoiavad Saksa keskpank ja Itaalia keskpank, veel ka Prantsuse keskpank ja teised keskpangad on selle süsteemi omanikud samuti, aga need serverid enam ei ole siis riikides laiali. See võimaldab kokkuvõttes saada sellist säästu, efektiivsust kogu selle süsteemi halduselt ja samal ajal kogu õiguslik lepingute struktuur on üles ehitatud jällegi riikide põhiselt, et ikkagi näiteks Eesti Pank haldab siis kõiki Target 2 Eestiga seotud lepinguid ja kliendisuhteid ehk meie pankadega suhteid. Olulisemad arengumomendid siin Targeti arveldussüsteemiga seotult oli siis ka, või ütleme RTGS kiirmaksete süsteemiga oli siis Euroopa Rahaliiduga liitumine ehk euro kasutuselevõtt, kus siis Eesti kroonides arveldav RTGS lõpetas oma tegevuse ja kõik RTGS-is toimuv kandus üle Target 2. Pankade jaoks tähendas see peamiselt oma siis põhikontode, oma likviidsuskontode, oma kohustusliku reservi kontode ülekandmist Target 2. Mis puudutab siis nüüd jaemaksete poolt, siis 3 korda päevas arveldav DNS-süsteem sai siin üheskoos pankadega 2005. aastal arendatud iga tunni järel arveldavaks süsteemiks. Võiks öelda, et see hetk, see 2005, oligi sellises arvelduskiiruse mõttes Eestis oluline samm. Kogu isegi Euroopa, võib ka öelda maailma kontekstis, tegime me selles suhtes ajalugu, et tõesti raha hakkas sel hetkel liikuma pankade vahel tööpäeval väga kiiresti. Iga tunni järel edastas Eesti Pank pankadele saadetud maksejuhiseid ja see tähendas siis sõltuvalt nüüd kliendi algatuse kellaajast, et raha võis liikuda ühest pangast teise isegi nii 30 minutiga kuni pooleteise tunniga, ütleme, et üle 2 tunni tööpäeva jooksul raha ei liikunud või et aeglasemalt kui 2 tundi see ei liikunud. Ja ESTA lõpp siis Eesti Panga arveldussüsteemide halduses saabus muudatusvajadusega. Seoses tänase siis ka selle konkreetse teemaga ühtse euromaksete piirkonna nõuetega tulid maksed ümber viia uude formaati ja see keskne süsteem ESTA ei olnud selles uues SEPA ehk XML formaadis arveldav süsteem. Ja siis siin tegelikult juba 2010. aastast alates koostöös pankadega me otsisime erinevaid lahendusi, kuidas edasi minna, millised oleks kõige ka säästlikumad variandid ja pankade eelistuseks kujunes ikkagi see, et nad ei tahaks eraldi hoida veel ühte arvelduskanalit, vaid siis otsustati, et need Eesti-ga sisesed arveldused suunatakse üle-euroopalisse arveldussüsteemi, erastruktuuri poolt hallatavasse arveldussüsteemi STEP 2. Ja seetõttu, kuna siis enamik ikkagi sellest arveldusmahust oli ESTA-st ära liikumas, ei olnud enam otstarbekas Eesti Pangal ESTA-t ümber arendada SEPA võimeliseks ja siis toimus ka just nimelt see muutus, et ka Eesti Panga süsteemide halduse seisukohast sai võetud otsus, et me paneme ESTA kinni ja edasi Eesti Pank haldab ainult siis koostöös teiste keskpankadega Target 2 Eesti süsteemi.
Perspektiivis on siia tulemas Target 2 Securities, mida ma siia slaidile veel ei joonistanud, kuna see Eesti jaoks rakendub 2017. Target 2 Securities on siis väärtpaberite arveldussüsteem, üle-euroopaline arveldussüsteem, tegutseb ka Target 2 sarnaselt ühise platvormi peal. Kui Target 2 on raha arveldussüsteem, siis Target 2 Securities on väärtpaberi arveldussüsteem. Target 2 Securities käivitub Euroopas küll mitmete lainetena, 4 lainena ja esimene laine käivitub 2015 ehk järgmise aasta juunis. Aga kuna Eestis on võetud ühiselt siis lähenemine, et me liitume sellega viimases laines, nüüd muidugi on see kõik juba selline projektiplaan kinnitatud, siis jah, Eesti jaoks tuleb see muutus siis 2017. Laiemalt siis, mis on maksekeskkond? Maksekeskkond on siis kõige üldisemalt võetuna siis võimalused raha maksta ja siis see kirjeldus tuleneb siis läbi makseviiside, millest kõige olulisemad on kreeditkorraldused, otsekorraldused ja kaardimaksed. Eestis muid maksmisvõimalusi kasutatakse panganduses vähem. Makse- ja arveldussüsteemide poole pealt võib siis öelda on rahaarveldussüsteemid ja väärtpaberi arveldussüsteemid. Pisut sellest makseviisidest, maksevahenditest veel detailsemalt, et loomulikult sularaha on olnud läbi aegade selline valdav maksevahend ja loomulikult panganduse arenguga on siis arenenud sularahata makseviisid. E-raha on siis tegelikult selline nagu kolmas võimalus, ta on pigem loomulikult sularahata makse, aga kuna ta ei ole pankades kontodel, vaid e-raha seisab siis pisut eraldi, siis on ta ka siin eraldi näidatud. Läbi pankade tehakse siis kaardimakseid, kreeditkorraldusi, otsekorraldusi ja tšekiarveldusi. Ka Eestis siis võib öelda, et tšekiarveldused on väga minimaalsed, et valdavad Eestis on siis täna kreeditkorraldused ja kaardimaksed. Otsekorraldustega seoses toimus ka ju muudatus, et siin oli siis nii-öelda muudatuse sisuks see, et meie väga hästi toimiv selline otsekorralduste süsteem, otsekorralduste arveldus vajas ka muutust, kuna üle-euroopaliselt oli leitud, et see just nimelt kliendi volituste haldus peaks olema teistmoodi korraldatud ja see tähendas, et kõik see otsekorralduste lahendus tuli Eestis, oleks tulnud keerata nagu teistpidi, et kui Eestis oli põhimõte, et otsekorralduste sellised volitused seisavad ka kommertspankade käes, selle maksja enda kommertspanga käes, ehk siis kliendi volitused, millistel ettevõtetel ta lubab oma kontot debiteerida, raha maha võtta, siis sellises üle-euroopalises skeemis maksjapank ei hoia neid volitusi, vaid volitused seisavad ainult nende ettevõtete endi käes. Pankades tegelikult volitusi ei olegi. Pangad otsekorraldusskeemis Euroopas lähtuvad nii-öelda usalduse põhimõttest, et kui ettevõte juba saadab selle otsekorraldusnõude, siis ka kliendi kontot debiteeritakse. Kuna Eestis oli siis üldine selline vaade, et me tahame klienti kaitsta ja et takistada siis selliste võib-olla ka soovimatut konto debiteerimist, siis oldi pankade poole pealt siis küllaltki skeptilised, et kas see üle-euroopaline skeem on parim edasimineku viis ja teatud mõttes siis võiks öelda, et ühiselt leiti, et teeme 2 sammu korraga, et teeme järgmise sammu veel. Abiks oli siin Soome kogemus, kes oli just eespool teinud selle lähenemise, et
et hakkame otsekorralduste asemel kasutama e-arveid ja e-arvete esitamise järgselt siis iga klient ise otsustab, kas ta maksab selle e-arve üksiku arvena, kreeditkorraldusena või siis algatab sellise nii-öelda püsikorralduse selle pealt ja jällegi klient on siis ise teinud otsuse. Et kliendi kaitse oli selles suhtes üks olulisemaid vaateid ja teine vaade loomulikult, et see lähenemine põhines sellel endisel Eestis kasutusel olnud otsekorralduse skeemil. Et väga palju suuri muudatusi ei pidanud selles mõttes tegema ja see üldine loogika jäi kehtima, küll aga siis, kui otsekorraldus on oma loomult debetkorraldus ehk nõue tuleb kontolt raha maha võtta, siis nüüd e-arve teenus, e-arve iseenesest veel ei võta raha maha, vaid klient peab sinna vahele siis andma oma nõusoleku, kas siis igakordselt e-arve saabudes või siis andes nii-öelda nagu korduva volituse. Ja seega siis Eestis enam ei ole otsekorraldusi, on siis selle võrra rohkem siis kreeditkorraldusi ja loomulikult kaardimaksed on siis täna Eestis väga laialt kasutuses. Kreeditkorraldused ise on siis siin päris pikk loetelu paberil, internetipangas, telefoni ja telepangas, e-arvest ma just rääkisin, püsikorraldused ja ka mobiilimaksed, et terve selline erinev ring teenuseid, mida pankadel on võimalus pakkuda. Kõik pangad kõiki teenuseid ei paku, selles suhtes mingeid kohustusi pankadel ei ole, iga pank ise kujundab oma teenuste paketi. Numbrite järgi siis, kus me oleme, kellele me sarnaneme, kellest erineme. Et siia mitte väga palju kokku suruda erinevaid riike ja vaateid, siis siin on praegu siis meie lähimad naabrid meile kõrvale toodud ja mõned siis Euroopa Liidu keskmised. Eesti on siis vasakult kolmandast tulbas. Eestit iseloomustab väga suur kaardimaksete osatähtsus, 65-67% tükkidest, väga suur maht siis arvuliselt on kaardimaksete peal ja teine pool on siis kreeditkorraldused. Me oleme sellega, nagu näha, näiteks kaardimaksete mahu mõttes väga sarnased siin ka Taani ja Rootsiga, aga näiteks võrreldes Lätiga just, Läti ja Leeduga, meie Balti riikidega, siis võib öelda, et siin on kaardimakseid selle võrra vähem, kui palju siis rohkem on just kreeditkorraldusi. Euroopa Liidus kasutatakse ka otsekorraldusi ikkagi küllaltki palju Saksamaal, Itaalias, aga näiteks iseloomulik on, et Prantsusmaal siiamaani mõnes teises veel sellises prantsuse kultuuriruumi riikides kasutatakse tšekke ikkagi päris tugevalt. Need on siis, võiks öelda, siin nende kollastega näidatud. Miks on Luksemburg eraldi siin välja toodud, on see, et see Luksemburgi kollane on peamiselt siis PayPali arveldused. Kogu globaalselt tegutsev PayPal raporteerib oma arveldusi läbi Luksemburgi siis. Ehk see on siis selline nii-öelda e-raha skeem siis, mis siin eraldi seda statistikat mõjutab. Veidi maksekeskkonnast teise pilguga, et Maailmapank tegi hiljuti ühe suurema uuringu, kus ta loomulikult siis vaatas kogu maailma. Ja märksõna all siis finantsalane kaasatus, finantsiline kaasatus, financial inclusion, uuriti siis erinevaid aspekte. Mina tõin siia paar aspekti välja, kus Eesti on, ma ütleksin, maailma kontekstis väga edukalt silma paistmas. Ja esimese sellise nii-öelda baas stardipositsioonina on loomulikult siis üldse konto omamine. Ja Eestis siis võib öelda, et see 96%, 97% isegi Eesti elanikest, siin uuringus on küll arvestatud just 15 ja vanemate elanikega omavad kontot,
et see siis on maailma kontekstis Eesti 13, Euroopas 10. Eestist eespool on siin Taani, Soome, kes on esimesed, teised, kus näiteks võiks öelda, et pea iga kodanik omab kontot. Et samas võiks öelda, et ma ei näeks siin suurt probleemi, et tõenäoliselt need 3% elanikest, kes kontot ei oma, küllap neil on mingi põhjus või selline isiklik arusaam, miks seda kontot mitte omada, sest mina ei ole küll aru saanud, et Eestis oleks nagu väga selgelt nagu takistatud konto omamine. Kindlasti võib olla see raskem mõnes nii-öelda väljapool ka Euroopat olevas riigis. Eriti torkab Eesti silma nüüd siis maksekaardi olemasolud. Kogu maailma kontekstis lausa 4. kohal. Siit meie lähiriikidest ainult Rootsi on veel paremal positsioonil. Meil on siis 92% siis elanikest, 15+ elanikest omavad maksekaarti. Siin on konkreetsemalt mõeldud küll ka debetkaarti, aga mis on siin siis veel iseloomulik Eesti seisukohast on see, et maailmas ei ole see väga tavaline või ka siin Euroopas isegi ei ole see väga tavaline, et maksekaarti pankade poolt küllaltki aktiivselt müüakse juba 7-aastastele. Et siin uuringus on 15+ ja tegelikult võiks öelda, et meil on veelgi suurem hulk inimesi, et kui me näiteks, kui Maailmapank teeks uuringu 7+ kaardiomanikud, siis väga võimalik, et Eesti oleks maailmas esimene. Miks ma arvan, et see on hea, miks ma seda tahan ka rõhutada, on see, et kogu see pangateenuste kasutamise oskus, see tegelikult saab siis alguse juba koolipõlvest ja ka raha kasutamise oskus, kogu selline finantsmaailmaga suhtlemisoskus ehk üldisemalt siis finantsalane kaasatus on minu hinnangul Eestis küll väga heal järjel ja meil on siin selle võrra väga huvitav maksete valdkonnas ka erinevaid arendusi näha. Pisut sellist üldstatistikat nendel slaididel väga pikalt ei peatu, aga et nad oleksid ära toodud ja loomulikult viitan, et kogu värske statistika on kogu aeg siis Eesti Panga kodulehel saadaval. Vaadake statistika rubriiki, võtke eraldi maksevahendus ja küll ei ole selliste kauniste piltidena, aga värskete tabelitena on seal kõik olemas. Üldisemad sellised tähelepanekud, et internetipanga kaudu tehakse peamine siis käive, kõige suuremad summad arveldatakse internetipangas. Küll tõesti võib öelda, üksikud väga suured maksejuhised tehakse pigem paberil. Ja seal tuleb siis internetipanga selline üldine turvapoliitika ette, et lihtsalt seal on summalimiidid, et kui keegi vajab tõesti väga suure väärtuselist maksekorraldust, rahaülekannet, siis selleks minnakse ikkagi kontorisse. Ja juba korra jutuks olnud, et kaardid on siis kõige suuremat mahtu omamas Eestis. Mis on võib-olla kaardi maastikul veel huvitav, enamasti nii Euroopas kui maailmas rakendatakse kaardi arveldustele sellist miinimumsumma piirangut. Ütleme, väga tihti on ta siin 10 eurot, $10 või mingi selline lähenemine. Ta oli kindlasti väga õigustatud selline lähenemine minevikus ja võib-olla ka nendes riikides, kus siiamaani kogu see ühendus põhines mingitel nii-öelda ühekordsetel protseduuridel, et näiteks see müügiterminal pidi kuskile helistama ja sellega olid iga kord seotud nagu ühekordsed kulud. Et siis tekkis nagu see moment, et selle üksiku müügitehingu tegemiseks tulid nagu täiendavad kulud ja siis oli see kaupmehe jaoks oluline, et siin tekkis nagu mingisugune selline miinimumsumma, millest väiksemat tehingut ta ei soovinud teha. Kuna kogu see infotehnoloogiline maailm on täna jõudnud pigem sellisesse online püsiühendusrežiimi, siis iga üksiku tehingu tegemine enam ei oma nagu erinevat täiendavat kulu
üldiselt kõik jookseb sellistes nagu kenasti registrites ehk ühe tehinguga ei pea nagu ekstra tegelema, siis Eestis on täna ikkagi väga tavaline, et mingit miinimumsummat ei ole, kaupmehed on valmis maksma väga väikeseid summasid, sentides lausa 1 euro ei ole mingi probleem neil kaarditerminalist läbi lasta. Ja seetõttu võiks ka öelda, et Eestis mina hindan, et meil nagu sellist nagu e-raha kui väikeste summade alternatiivi on küllaltki raske Eesti turul ette kujutada. Et kaardiarveldused on seetõttu tehtud nii kättesaadavaks, nii mugavaks ja selle koha pealt siin sellist konkureerida kaardiarveldustega, ütleme sularahakaart loomulikult omavahel on head alternatiivid alati, aga siia kõrvale midagi veel muud tuua on küllaltki raske. Et näiteks kui mõni e-raha skeem arvab, et Eesti turule võiks ka siseneda, siis see ei ole üldse nii lihtne, sest juba kaardiarveldused on tehtud väga kättesaadavaks ja mugavaks. SEPA-le üleminekul arvelduste mahud pankade vahel ei muutunud. On siis selline nüüd juba tagantjärgi hinnang, tagantjärgi fakt isegi. Ja selle koha peal on üks asi siis informatsioon, mis on siin alumisel graafikul toodud, et kui me paneme kokku nüüd siis varem ESTAS arveldatu ja nüüd siis STEP 2 arveldatu, siis te näete, et seal 2014 alguses sellist nagu eraldi muutust selles trendis ei toimunud. See, et aasta lõpul läheb arvelduste maht korraks üles, see on selline sessoonsusega tõlgendatav, samamoodi toimus ka 2012 aasta lõpus, nagu siin 2013 aasta lõpus, aga 2014 on väga sarnane sellele, mis toimus ka 2013, nii et fakt on see, et samad mahud, samad siis nii-öelda käibed jäid, on pankadel ikkagi pankadevaheliselt arveldamiseks, nagu see oli varem. Eraldi oleme jälginud siis, mis toimus siis otsekorralduste muutusest e-arve teenusele ja e-arve püsimakse korraldusteenusele just. Et siin see sinine maksete arvu joon näitab küll õige pisut langust, aga võib-olla see oligi ka loomulik, et väikene kadu siin tuleb. Aga ikkagi suures plaanis me saame öelda, et see üleminek läks edukalt, eriti just suurte mahtudega kliendid, siin telekomi sektor, muud laiemat kasutust pakuvad teenusfirmad läksid siin üle ja võib-olla see kadu tuli rohkem näiteks mõnest nagu väiksemast, ka korteriühistute poole pealt, kes selle teenusega äkki siis nüüd ei läinud veel kaasa või siis ei ole täpsemalt otsustanud, kuidas edasi minna. Aga see on nii väike protsent, et igal juhul mina hindaksin siin selle ülemineku edukaks ja klientide poolt vastuvõetuks. Arveldusmaastiku seisukohast on oluline kogu aeg ka selline vajaduste pool, eks. E-kaubandus on selgelt tulevikutrend, et väga palju räägitakse sellest, et kaubandus läheb internetti ja me oleme seda püüdnud siin hinnata. Sellel graafikul on ainult praegu siis küll Eesti internetipoodides ja meie endi siis pankade pealt pakutud pangalingi tehingud. Ka need näitavad selgelt kasvutrendi. Eesti turg e-kaubanduse mõttes on Eesti inimesele kindlasti ainult üks osa, kust ostetakse. Nii et sellises globaalses kontekstis tuleb arvestada sellega, et millised on inimeste võimalused osta üle maailma. Et internetipoed, Amazon, kõik teame, millised on sealt võimalused. Krediitkaart loomulikult esimese võimalusena ja krediitkaardi kõrval siis PayPal on peamine selline lahendus, kuidas neid oste teha.
Eesti pankade endi need pangalingi nupud nendesse globaalsetesse poodidesse naljalt ei jõua. Siin on küll oluline, et kas Euroopas tekiks selline lahendus, mis võimaldaks sellistes kõigepealt siis Euroopa ülestes kaubanduskeskkondades, siis internetikaubanduse keskkondades maksta. Üheks selliseks nii-öelda eksperimendi faasis praegu olevaks, aga võib-olla ikkagi kasvavaks võimaluseks on praegu sedasama arveldussüsteemi Step2 haldava firma EBA Clearingu poolt pakutav MyBank teenus. Ma tean, et Eesti pangad on ka selle teenusega liitumise vastu huvi tundnud, aga ühtegi nii-öelda käega katsutavat tänast lahendust veel ei ole. Aga siin on selgelt nii-öelda siis arenguruumi pankadel võimalust otsida neid lahendusi, et kuidas siis kliendid saaksid internetipangas teha ka tehinguid otsekontolt, mitte siis krediitkaarti kasutades. Ma olen mitmest sellest muudatusest siin juba sellise üldise keskkonna juures rääkinud, aga siis mõned sellised üldteemad veel üle. SEPA on märksõna, mis peaks olema selline piire ületav. Ehk kõigepealt, kui 2000 alguses siis võeti kasutusele euro sularahana, siis oli selge, et see muutis meie käitumist. Meie inimestena, ka firmadena, ei pidanud enam mingisuguses hulgas erinevates riikides toimetades valuutavahetust teostama. Seesama muutus ei tulnud nii kergelt elektroonilise arvelduste maailma ja samamoodi need riigipiirid jäid ja nüüd siis just selle ühtse euromaksete piirkonna programmiga on siis läbi nende aegade püütud seda riigipiire ületada, et riigisiseseid lahendusi vähendada ja muuta siis kasutus riigipiiri ülesteks. Et see kõik oleks siis ikkagi kannaks nagu eesmärki, et kui meil on euro, siis see on selle sama ühe valuutaga, me saaksime ühest riigist oma ühe pangakonto kaudu erinevaid vajadusi, erinevaid oste teha, oma arveid tasuda ja meil piisaks ainult ühest pangakaardist, et tegelikult Euroopas kindlasti saaks arveldatud. Täna võiks öelda siis niimoodi, et kui SEPA on toonud kreeditkorralduste ja otsekorralduste turule siis muutused, siis kaartide puhul on veel minna, sest kui me Euroopas rändame, siis me näeme, et ega nende samade kaartidega, mis meie käes on, ikkagi kõikides riikides igas poes maksta ei saa. Nii et sellist kasutuspiiranguid siiski veel on. Selline üks muudatus, mis siis selgelt siis tekkis, mida ma juba kirjeldasin seal Eesti Panga hallatavate arveldussüsteemide slaidil, oli siis seotud sellega, et need maksed hakkasid liikuma üle-euroopalise Step2 süsteemi kaudu. Mis on siis nüüd see muudatus, mida kliendid veel peavad arvestama, on siis ajakulu. Et kui varem toimus arveldus tõesti sellise 1,5 tunniga, siis nüüd tuleb arvestada tööpäeva jooksul siiski 3–5 tunniga. Ja lisaks tuli siis ka varasemaks ka õhtune kellaaeg. See Euroopa maksete, siis SEPA maksete areng on teatud mõttes tegelikult alguse saanud juba ka sellest ajast, kui Eesti Euroopa Liiduga liitus. Et kliendid on saanud selliseid nii-öelda võite läbi pankade arenduste juba sellest ajast. Mida ma siin silmas pean? Kui 2004. aastal pangad tulid turule EU maksega, Euroopa Liidu maksega, siis varasem küllaltki kallis makse asendus sellise siis odavama 2 euro hinna peale, ehk seal oli siis 30 krooni oli enamasti selle hind
ja see tõi siis sellise nii-öelda makse kasutamise kättesaadavamaks. Sellel hetkel, kui 2011. aastal euro võeti kasutusele, siis pidid pangad otsustama, kuna regulatsioon ütles, et kodumaine euromakse ja ülepiiriline euromakse Euroopas peab olema sama hinnaga. Oli võimalus tõsta kodumaise makse hinda või alandada ülepiirilise euromakse hinda. Pangad tulid klientidele selle koha pealt kenasti vastu, hind toodi kodumaise makse tasemele. Ehk siis ka üle-euroopaline euromakse, üle Euroopa majandusruumi euromakse muutus siis sama kättesaadavaks kui kodumaine makse. Ja SEPA-le üleminekul 2014 viidi ka kodumaise makse käsitlusformaat siis selle üle-euroopalise makseformaadile, nii et ja selle võib-olla kõige selliseks ilmekamaks muutuseks klientide jaoks oli ka rahvusvahelise kontonumbri kasutuselevõtt. Kui me oleme seda hindade muutust hinnanud siin ja neid mahtusid, siis selline kerge rehkendus näitab, et 8 miljonit eurot on siis kliendid võitnud 2011. aastast, tähendab 8 miljonit aastas siis sellest, et siis rahvusvaheliselt, ütleme siis Euroopa piires saab neid euromakseid teha siis kodumaise makse hinnaga. IBAN on oluline muutus olnud ja kui aasta tagasi üheskoos pangad olid väga aktiivsed seda siis ka teavitama klientidele, siis tänaseks võiks öelda, et see muutus on toimunud. Kliendid on selle teadvustanud ja ennekõike siis ka ettevõtted on arvetel oma muudatused teinud. Mõned küsitlused siin sellel sügisel näitavad, et kõik ei ole siiski veel muudatust teinud, nii et Eesti Pank ja pangad üheskoos me peame veel selle läbi mõtlema, et kuidas neid veel viimaseid muudatusi mitte teinud ettevõtteid kaasa tõmmata, et nad kindlasti hakkaksid oma arvetel, oma internetilehekülgedel näitama siis pikka kontonumbrit. Miks on see vajalik, on just nimelt see, et see võimaldab kogu siis selle automaatse töötluse kenasti kasutusse võtta. Eestis oli kontonumber ka varem struktureeritud, aga selline rahvusvaheline kontonumber annab sellele kontonumbrile siis riigi tunnuse juurde, mis siis võimaldab seda numbrit kasutada tegelikult üle maailma. Üks siis see tunnetatud muudatus oli siis arvelduskiiruse koha pealt. Et kui varem siis ESTA süsteemis maksed arveldusid 10 korda päevas, siis nüüd STEP 2 on 5 arveldustsüklit. Siin neid kellaaegu on hea teada, aga ega neid ei jõua päeva jooksul jälgida kliente. Et küll on lihtsalt informatsiooniks oluline teada, et need arveldused siis pankade vahel tehakse vahemikus 8:30 Eesti aja järgi kuni siis 17:30 ja sinna vahele jääb siis veel 3 arveldustsüklit. Et mis ma siit sellelt tabelilt või selle informatsiooniga tahan öelda, et just nimelt üks selline kerge takistuskoht pankadel infot sinna arveldussüsteemi saata on hommikul Eesti aja järgi kella 3-ks saadetav selline või 3-ks sätitud kontrollkellaaeg. Arveldused peavad kella 3-ks olema STEP 2 süsteemi esitatud. Kui varem seesama kellaaeg, selline esimese arveldusperioodi kellaaeg oli siis, võiks öelda, natukene enne 9, et kui pank saatis juba seal 8:59 selle faili Eesti Panka ära,
siis see fail läks kella 9-sse sellisesse arveldusse sisse. Et see hommikune muutus oli võib-olla ka sellisest nii-öelda muutuste poole pealt kõige tuntavam, mida ma siin graafikul tahan siis kirjeldada, et kui varem Estas siis esimeses arveldustsüklis arveldati 33% maksetest ära ja see oli veerand 10, 9/15 teises pangas kohal, siis nüüd eriti just selle muudatuse järgselt siis STEP 2 süsteemis arveldati ainult seal ütleme 12–15%. Nüüd olles pankadega arutlenud nende võimaluste üle, kuidas seda esimest arveldusperioodi veelgi intensiivistada, seda rohkem kasutada, oleme me tänaseks jõudnud 20%-le ja see hommikune rahade laekumise muutus oli võib-olla klientidel tunnetuslikult kõige suurem muutus. Et kui varem oli selge, et hommikul teisest pangast raha laekus veerand 10 kohale, siis nüüd, kui seda makset ei esitata esimesse arveldusperioodi selle saatva maksja panga poolt, siis ta jõuab alles teise arveldusperioodi kaudu kella 12. Nii et siin see on selline muutus, aga me peame ka selle koha peal alati esitama endale küsimused, et kui palju on siis neid makseid, mida on vaja nii-öelda väga kiiresti arveldada. Et üldjuhul sellised tavalised kliendi arvete tasumised, need ei nõua sellist imekiiret arveldust. Sama on, et kas siis kell 12 saabuv palgaraha on nüüd väga palju hiljem saabuv, kui et ta saabus veerand 10. Paar tundi hiljem, aga elu päris seisma ei jää, nii et ma selle puhul tahan öelda, et me tõesti pidime arvestama teatud sellise muutusega, aga rahad siiski jõuavad samal päeval kohale ja oluline siin puhul ma tahan kõikidele nii-öelda rõhutada, et kui me arvestame selle päeva lõpu viimast kellaaega, siis enne neid kellaaegu, mis siin siis suurematel pankadel on siin 4:30–5 ajal, enne seda esitatud maksejuhis peab jõudma veel samal päeval teise panka. Et tõsi on, et kui see pärast seda kontrollkellaaega on esitatud, siis ta läheb juba nii-öelda järgmise päeva arveldustesse. Kuna kõik pangad ei ole, ehk meil on ainult üks otseliige selles STEP 2 süsteemis, siis ja erinevatel pankadel on erinevad nii-öelda ühendused sinna STEP 2 süsteemi, siis seetõttu siin ka on ajad, mis on viimase cut-offi kellaajad, osadel pankadel ka oluliselt varasemad, aga kui me võtame nii-öelda arveldusmaastiku Eestis tervikuna, siis ikkagi 4:30–5 on siis suuremalt jaolt kõikide pankade poole pealt siis pakutud viimane kellaaeg. Nii, kui siis vaadata seda, et hea küll, jaemaksetega natukene läks olukord pisut tagasi, võib-olla see tunnetuslik tagasilöök oli kõige rohkem nende hommikuste laekumistega, siis sellises diskussioonis, et millised on veel need võimalused, ma tahan kindlasti rõhutada, et liiga vähe on praegu juttu olnud RTGS, tähendab siis Target 2 süsteemi maksetest. Et need samad kiirmaksed on pankade poolt täna teenustena küll üleval, aga seda ei ole võib-olla kõige selgemalt teadvustatud. Et olgu see siis nüüd mõni ettevõte, kes vajab ikkagi väga kiiresti mingit rahaülekannet, kauba eest, ma ei tea, tollimaksud, midagi muud, siis on võimalus tööpäeval kella 9-st kella 6-ni, kella 8-st kella 6-ni kanda 5 minutiga raha ühest pangast teise ja seda mitte ainult Eestis, vaid
üle Euroopa kõikidesse nendesse riikidesse, enamik üle euroala ja pluss veel need riigid, kes ka target-süsteemiga on liitunud. Et tegelikult kiirmakse on täna olemas. Ja 9 panka on selle selgelt ka klientidele välja pakkunud kui eraldi teenusena. Hind on küll küllaltki suurte kääridega siin välja toodud, aga see on kliendi enda valik, millises pangas, millist arveldust ta teeb. Nii et selles mõttes ma tahaks uskuda, et kui sellele teenusele tekib rohkem kasutust, siis selge see, mahu kasvades võiksid hinnad ka veelgi alla tulla siin. Rõhutan siin, Eesti Pank võtab Target 2 makse eest 80 eurosenti iga panga makse eest. Nii et selles mõttes siin sellest 80 sendist kindlasti allapoole hästi ei saa minna, aga ütleme suurusjärk 3 eurot on kindlasti tehtav. Mis on meil täna Eesti turul olnud vägagi kasutamata, on mobiilimakse teenus. Et ta on turul olemas juba aastaid. 2 panka on seda kenasti pakkumas. Enne nutiseadmete levikut võiks öelda, oli ta tõesti sellise teenusena, et ta oli kliendile pisut ebamugav, sest ta pidi teadma mingisugust numbrikombinatsiooni, ta pidi teadma telefoninumbrit ja siis veel, kuidas see summa sinna veel lisada. Aga täna on olemas nii panga enda mobiilirakenduses selline kena elegantne rakendus selle jaoks, kui ka täiesti sõltumatu mobiilirakendus, kuidas algatada mobiilimakset kergelt ja mugavalt, ei pea nii-öelda midagi ekstra meeles pidama, kui ainult seda, et see rakendus käivitada oma telefonis. Mingeid numbrikombinatsioone ise meeles pidama ei pea. Miks ma sellest tahan ka niimoodi rääkida, on see, et ma näen siin kõrval praegu meie naaberriigis Rootsis on teenus Swish väga edukalt käivitatud viimase aasta jooksul. Üle miljoni kasutaja, üle miljoni makse kuus on Rootsis väga sarnasel põhimõttel töötavat teenust kasutamas. Ja väga positiivne vastukaja on seal, kellega sa täna Rootsis satuksid, ütleme inimesega tänavalt rääkima, nad kõik teavad seda, sest see on kenasti välja pakutud ja minu meelest siin on nagu ruumi, et selline kokkulepe, selline nii-öelda maksete edastamise protokoll, mis on välja arendatud, tuleks võib-olla lihtsalt rohkem kasutusse võtta. Nende pankade kliendid, kes juba nendes 2 pangas on, saavad seda kohe täna kasutada. Ma tahaks väga loota, et teised pangad on ka valmis liituma selle skeemiga, nähes seda kogemust võib-olla siit naaberriikidest. Et siis kahelt poolt võiks nagu öelda, nende maksete jaoks, mis vajavad suure väärtusega tasumist, on olemas Target 2 Eesti arvelduste võimalus ja nimetame siis neid nii-öelda pigem nagu mikromakseteks, et sõbrale raha ülekandmine, lapsele ülekandmine, see on võimalik mobiilimaksega. Ja mobiilimakse juures on kõige olulisem veel öelda seda, et see toimub 24/7, see on täna ainukene selline, lisaks kaardimaksele. Kaardimakse on samuti 24/7 toimiv teenus ja siis see mobiilimakse on samuti 24/7 toimiv teenus ja me ei peaks üldse nagu kurtma, et ei saa sõbrale enam raha üle kanda või ka lastele. Mis on veel muutumas? Et Euroopas on praegu just nimelt siis mitte euroriikides tõesti väga häid lahendusi ka tavaliste jaemaksete arveldamiseks koheselt ja 24/7. Selline näide on tuua Suurbritanniast, kus Vocalink firma poolt seda süsteemi arveldatakse ja just praegu sellel kuul, novembrikuus, käivitab Taanis
meie kaardikeskuse NETS emafirma siis samuti jaemaksete süsteemi, mis 24/7 kuni isegi oli see vist 70 000 euro väärtuses makseid võimaldab koheselt üle kanda. Et need lahendused on olemas, neid lahendusi on hea tuua näidetena, aga tõesti täna euroalal ei ole ühtegi sellist toimivat võimalust, mis tervikuna töötaks. Keskpankade poolt on kenasti seda nüüd tähele pandud ja nüüd, kui detsembrikuus on toimumas üle-euroopaline jaemaksete nõukogu, siis sinna tuuakse selgelt nüüd keskpankade selline nii-öelda ootus või tellimus välja ja ootusega, et järgmiseks kevadeks just nimelt sellised infrastruktuuriettevõtted nagu see EBA Clearing, nagu eQueens, STET, arveldussüsteemide haldajad siis Euroopas või mõni, kes iganes, NETS samuti, tooksid siis oma ideid ja lahendusi nagu välja, pakuksid välja, kuidas just nimelt euroalal koheste jaemaksete teenusega edasi minna. Keskpangad on väga nii-öelda valmis seda teemat edasi arutama, pakkuma siin võimalusi, kuidas mingeid siis rahade ülekandmise garantiimehhanisme üles ehitada. Nii et selles mõttes aeg on huvitav ja võimalusi on. Veel viitan, et just nimelt Soomes praegu sellel sügisel enam-vähem ka sarnane initsiatiiv toodi välja, kus Soome pangad ühiselt siis kutsusid Soomesse neid samu ettevõtteid pakkuma siis uut alternatiivi nende ühele aeguvale arveldussüsteemile. Selge see, et Eesti on oma turult küllaltki väike, nii et meil ei ole mõtet mõelda siin sellisest tuleviku vaates ainult Eesti lahendustele, vaid just nimelt on oluline jälgida, mis toimub meil siin naaberriikides, mis toimub euroalal ja ma usun küll, et siin aasta-paari jooksul on ka jaemaksete kiiremate arvelduste vallas muudatused tulemas. Hästi põgusalt puudutan teemat, mis iseenesest ei ole nii-öelda nagu päris pankade teema, aga keskpankade poole selle küsimusega tihti pöördutakse, puudutab virtuaalvaluutasid, et on virtuaalvaluutade selliste entusiastide poolt üles visatud siis nii-öelda arvamine, et see võiks olla hea lahendus, alternatiivlahendus selliste arvelduste teostamiseks, kus nii-öelda tavaarveldused ei paku häid alternatiive. Et nii mõnegi koha pealt, kus ma siin meie Eesti maksekeskkonda olen kirjeldanud, ma näen, et sellel virtuaalvaluuta nii-öelda eksperimendil on raske konkureerida siin vast meie kaardiarveldustega, et tulla nii-öelda jaekaupluse kõrvale, jaekaupluses teiste makseviiside kõrvale. Küll aga, kui see virtuaalvaluutade poolt pakutav selline lahenduste komplekt areneks edasi, siis ma küll usun, et just nimelt sellises globaalses maksekeskkonnas, globaalses internetikaubanduses võiks siin olla ruumi konkureerida, sest kahjuks küll täna korrespondentpangandusele kõrvale ja selliste siis nii-öelda rahaülekande firmadele nagu Western Union, MoneyGram kõrvale praegu nagu head alternatiivset sellist globaalset lahendust ei ole. Enne küll mainisin kaardiarveldused jällegi globaalselt ja PayPali lahendus, et selliseid arendusvõimalusi on ja kindlasti on tore neid